nüüd me oleme Kärheri esinduses juba üsna mitu head tiiru käinud, ma olen nende erinevate seadmetega tutvunud ja ma mõtlesin, et teeks natukene lähemat tutvust Kärheri survepesuriga, sest et survepesurid on ju Kärheri selline leib ja see, mille järgi nad on kõige rohkem tuntud ja ma arvan, et minul isiklikult need seadmed ka kõige rohkem muljet avaldavad ja huvi pakuvad. Võtsime nende käest sellise seadme nagu K7, mis on siis tegelikult kodukasutajatele mõeldud seadmetest selline kõige võimsam seade. Ja esimene küsimus muidugi inimestel, kes võib-olla ei ole survepesurit varem kasutanud või seda väga vähe kasutanud, on see, et kas tõesti saad ühe masinaga kõiki asju pesta, et tegelikkuses ju on erinevate asjade pesemiseks erinevad surved, et kui nüüd võtta tugev surve, millega näiteks tõesti betoonpinda teed, et kui sa sellega lähed puidu peale, siis sa võid ju sealt hakata värvi maha pesema ja edasi. See on tõsi, et enamus survepesuritel on kaasas otsikud, kus on erinevad variandid ja erinevad tugevused, millega siis pesta saab. Kui võtame selle klassikalise nii-öelda selle otsiku siis kasutusrežiimi, siis siin on 3 tugevusastet. Tugevusastmed käivad väga mugavalt siit samast käepidaja pealt, saad kohe endale 1, 2, 3 sättida ja siis on pehme, keskmine ja tugev pesurežiim. Ja üks eriti oluline režiim seadmel on veel šampooni režiim. See on siis režiim, kui panna nüüd šampoonipudel siia samasse survepesuri peale, võtame siit näiteks selle auto šampooni ja samamoodi ka seesama puidupuhastus või siis kivipuhastus šampoon, see käib siia peale sisse. Selle režiimiga tuleb sul see šampoon siit samast sellest otsikust välja, ehk siis selle samaga sa lased endal puhastusvahendi peale, seejärel vahetad režiimi ja lased selle šampooni omakorda maha ja töö ongi tehtud. Ma arvan, et ma tahan ka katsetada seda seadet ja proovime siin mõnda erinevat režiimi, näiteks terrassi või kivipinna pesur. Mina teen esimese asjana proovi kohe suurest põnevusest selle tänavakivi pesemisega, nii et vaatame, kuidas see mul välja kukub. See pisike katsetus siin selle väikese ruutmeetrise katselõigu peal ütleb mulle küll seda, et ma arvan, et need kivid ei ole kunagi nii puhtad olnud või siis viimati kaupluses võib-olla olid nii puhtad, et selles mõttes tulemus on ikkagi tegelikult väga hea. Millega tuleb arvestada, mis ma siin kohe näen, on see, et kui selline kevadine suurpuhastus ette võtta, siis seda prügi siit kivide vahelt ja pealt tuleb ikkagi omajagu palju, nii et võtke ka hari ligi, millega saab selle siis eemale ära tõmmata ja vajadusel võib-olla miks mitte ka pärast survepesuriga lihtsalt see kuskile eemale uhada. Auto pesemine on ilmselt üks põhilisi asju, mida survepesuriga inimesed oma kodudes teevad ja auto pesemise puhul mina soovitan kindlasti seda spetsiaalset vahuotsikut, sest selle spetsiaalse vahuotsikuga saab kasutada seda tihket paksu vahtu, mis siis eriti hästi mustus auto küljest lahti võtab. Selle käib nii, et selle laseme peale, laseme hetke mõjuda, siis peseme survepesuriga maha ja siis on auto valmis juba nii-öelda kontaktpesuks, sest enam neid abrasiivseid aineid seal peal ei ole. Nii, see vaht nüüd minutikese mõjub. Mina panen nii kaua siia õige otsiku otsa, millega me saame selle siis survepesuga nii-öelda sealt pealt maha. Siit pealt valime nüüd selle õige autopesu. Nii, ja kui meil on õige surve seatud, siis oleme valmis autot pesema. Nii, nüüd kui oleme selle suure mustuse maha uhtunud selle paksu seebiga, siis ma panin teise nii-öelda selle pesušampooni, mis käib otse survepesuri külge ja panen külge siia otsa sellise spetsiaalse siis selle fliisist pehme pesuharja, mis peaks olema autole hea ja pehme ja turvaline. Nii ja viimase etapina on siis taas otsa nii-öelda see tavaline klassikaline survepesu otsik ja loputame auto ära.
selle ühe auto ukse põhjal võiksin ma küll öelda, et lisatarvikud on vahvad, peab ka kaaluma nende omamist, sest tänasel hetkel ka mina kodus kasutan ainult seda lihtsat tavalist otsikut kõikide tööde tegemiseks, aga need lisaotsikud ja lisavarustused tegelikult annavad tööle jumet juurde, teevad selle enda jaoks lõbusamaks ja kindlasti ka töö efektiivsemaks, nii et kindlasti soovitan see lisatarvikutel, et hoolega läbi käia, kui te endale olete juba survepesuri ära ostnud.